Inimesed on alati püüdnud uurida tundmatuid maid ja kultuure, kuid on olemas saar, kus elab üks hõim, kuhu keegi ei julge ega tohi minna. Need inimesed elavad täielikus isolatsioonis, seetõttu ei pea nad end igal võimalikul viisil kaitsma. Kui sa neile isegi natuke lähened, võivad nad sind tappa. See on Põhja-Sentineli saar, mis on üks Andamani saartest ja asub India ookeanis. Selle külastamine on keelatud seal elava vaenuliku sentinellaste hõimu tõttu. See hõim püüab igati tsivilisatsioonist eemal hoida ja ründab agressiivselt kõiki, kes julgevad nende aladele läheneda. Kuid selle koha külastamine võib olla ohtlik mitte ainult uudishimulikele ränduritele. Saarelanikud ei ole kaitstud tänapäevaste haiguste eest, seega võib kontakt väljastpoolt tulnud inimestega hävitada kogu hõimu. Esimese ja tõenäoliselt ainsa sõbraliku katse hõimuga kontakti luua tegi teadlane Pandit 1991 aastal. Kuid varsti pärast seda ekspeditsiooni otsustasid ametnikud lõpetada muud missioonid saarele. Nad jõudsid järeldusele, et hõim on terve ja õitseb suurepäraselt, ilma kaasaegse tsivilisatsiooni inimeste sekkumiseta. Veel mitu korda häiriti seda vähetuntud rahvast pärast 2004. aastal India ookeanis toimunud tsunami. Kuid ka siis jõudsid ametnikud järeldusele, et hõimuga on kõik korras. Sentinellased elavad nii, nagu oleks endiselt kiviaeg, kuid nad teevad nooleotsi metallist ja kasutavad metalli ka paljudes teistes käsitööesemetes ja tööriistades. Hõim asus tõenäoliselt saarel umbes 60 000 aastat tagasi. Saarlased on otsesed järeltulijad esimestest inimestest, kes otsustasid Aafrikast lahkuda. Põhja-Sentineli saarel elavad inimesed lükkasid tagasi igasuguse kontakti välismaailmaga kuni hetkeni, mil uurijad nad 1700. aastatel avastasid. Hõimu tekkimise ajaks peetakse kiviaega ning sentinellased on siiani säilitanud sama eluviisi, mis tol ajastul. Selle piirkonna ja seal elavate inimeste pilte on raske leida, sest paljud, kes seda saart külastasid, ei tulnud enam tagasi. Seetõttu on enamik fotosid hõimust tehtud kaugelt. Nendel fotodel viskavad saarelanikud kivised lennukite pihta, mis nende peade kohal lendavad, ja laevade pihta, mis triivivad ohutul kaugusel. Saare elanike arv erinevate hinnangute kohaselt kõigub 50 kuni 400 inimese vahel ning täpsemalt teada saada pole võimalik. Nagu meie iidsed esivanemad tegelevad sentinellid jahipidamise ja korilusega. Nende toidulauale kuuluvad kookospähklid, madalas vees püütud kala ning saarel kasvavad söödavad taimed. Nad söövad ka saarel elavaid kilpkonni ja linde, kuid maaharimisega hõim üldse ei tegele. Erinevalt põhirahvastikust ei näe sentinellid välja nagu indialased, vaid pigem nagu aafriklased. See rühm erineb tumeda naha, väikese kasvu, umbes 140-150 cm ja lokkis juuste poolest. Kui mul oleks võimalus seda saart külastada, siis ma nõustuksin kohe ilma pikemalt mõtlemata. Väga huvitav oleks oma silmaga näha, kuidas näevad välja inimesed, kellest me oleme ajalootundides lugenud ja keda oleme muuseumides näinud. Kui sulle video meeldis, siis pane sellele pöial püsti. Kõigile head aega!